meil oli eelmisel hooajal tore pilliõppeprojekt. Me õpetasime siin erinevaid pille, karmoškat, akordionit, pärimuslikke rütmipille, kontrabassi ja isegi harfi sai õppida. Ja peale seda pilliprojekti lõppu siis oli meil suur ühisjämm. Kogu see projekt oli suunatud täiskasvanutele, kellel muidu on lihtsalt väga vähe võimalust koos tulla õppima midagi. Ja inimesed on nii tänulikud, kes siin käivad ja nad kiidavad meid ja nad ütlevad, et nad on nii rahul sellega, kuidas neid vastu võetakse siin. Kui nad lähevad ära, sõrmed on väsinud ja tegelikult enam välja ka ei tule midagi ja mõtled, et tegelikult peaks nagu harjutama nõnda, aga siis sa näed seda emotsionaalset laengut, tegelikult nad on nii palju saanud sellest, et nad on koos proovida ja nad on ikkagi tegelikult kuhugi arenenud, nii et ma arvan, et see emotsioon ongi kõige olulisem. Kõigepealt, kui see üldse pihta hakkas see jutt, et selline projekt, tulin ma õpetajaks. Ja olles oma elus teinud hästi palju erinevaid akordioni ansambleid, orkestreid, siis see orkester, mis ma siin kokku panin, see oli täiesti omaette fenomen, et siin õppisid nii pisikesed 7-aastased kui ka vist kõige vanem on ikka 60 ligi. Ja tehes siin seda akordioni orkestrit avanes minul võimalus õppida 2 pilli, kontrabassi ja Eesti lõõtsa. Ja ütlen ausalt, olin neid pille siiamaani näinud kaugelt. Aga see huvi ja see tegemine, see oli nii äge õppida neid pille, mida ma tegelikult siiamaani kordagi polnud kätte võtnud. Meie tulevikuvisioon on lihtne. Kui me alustasime siin lastega väikestest pilliprojektidest ja kutsusime selliseid iseõppinud pillimehi kokku natukene oma oskusi arendama, siis tänaseks on kokku pandud ansambel, kes proovib minna järgmisel aastal noorte laulu- ja tantsupeole, pillipeole esinema.